Kooliaeg on kohe-kohe ukse ees ning tudengid, kes omale Tartus elamist peavad otsima, hakkasid tegutsema juba 20. juulist, kui ülikooli õpilaskülas taotlusvoor avanes. Ja meie oleme praeguseks lõpetanud taotluste ülevaatuse ja kohtade pakkumise. Kõik, kes on soovinud kohta, on meie juures selle pakkumise vähemalt saanud. Vähemalt, ma ütlen, seda, mis meil pakkuda oli, on kõik pakkumise saanud ja järjekorras on ainult need, kes on soovinud järjekorda jääda mõne sellise toatüübi tarbeks, mida meil on natuke vähem. Kuidas aasta-aastalt on, kas neid inimesi või neid õpilasi on palju, kes paraku ei saa elamispinda, kuigi nad võib-olla tahaksid siin ka elada? Meil on see trend selles suhtes vähenenud, et meie oleme järjest rohkem suutnud siis pakkuda kõigile kohta, kes on seda soovinud ja järjekord on järjest, nagu selles suhtes, ka ootejärjekord on järjest vähenenud. Need tudengid, kes veel ühiselamu kohale ei ole taotlust teinud, peavad arvestama ikkagi sellega, et kehtib reegel, kes ees see mees. Aga meil on veel üksikuid vabu kohti, nii et kui praegu veel taotlus esitada, olles siis Tartu Ülikooli esmakursuslane, siis on võimalus, et saab veel elukoha. Õpilaskülas on õpilastele päris palju erinevaid toatüüpe, mille vahel siis tudengitel on võimalik valida. Ja meie pakume selles suhtes kindlustunnet võib-olla kõige rohkem ja sellist fikseeritud üürihinda, et ei pea muretsema aasta läbi, et kui mõned kommunaalid peaksid kõvasti tõusma näiteks talveperioodil. Ja meie pakume omalt poolt ka igasugust tehnilist tuge, et tudengil oleks võimalikult palju võimalus siis keskenduda oma õpingutele. Kuidas on lood aga Tartu üüriturul? No mitte ainult tudengid ei otsi üürikortereid, vaid tegelikult ka meil on need gümnasistid, kes tulevad üle Eesti meile siia ja tõesti neid kohti mitte kunagi pole piisavalt. Et õpilaskodusid on küll juurde tehtud, aga ikkagi on neid. Mõne jaoks on ka mugavus see, et ta eelistabki korterit õpilaskodule, aga praegusel hetkel oleme olukorras, kus ju lapsi on palju, noori on palju, demograafiline kõver oli aastaid tagasi üleval ja see tähendab ka seda, et meil on täna väga palju vaja leida õigeid kodusid. Soodsama ühetoalise korteri leiab Tartu linnas alates umbes 200 eurost ning keskmine üürikorteri hind jääb 400-500 euro kanti. Mida peaks tähele panema, et see odavama otsa korter siis tihtipeale võib sisaldada kõrgeid kommunaale, mis tähendab, et üldkulu läheb ikkagi kõrgeks. Ma ei ütleks, et see kallis lõbu on, aga vaikselt saab niimoodi oma noort õpetada, et elamine on ka kulukas. Kuuldavasti on ka tendents läinud sinna poole, kus vaata, et enam ei üüritagi, vaid pigem hakatakse kohe ostma korterit. Täiesti õige tähelepanek, sest kui õppimise aeg Tartus võib olla kas siis gümnaasiumis kuni ülikooli lõpuni 3 kuni tegelikult isegi ka 9 aastat, et kui me paneme sinna gümnaasiumi ja ülikooli õpingud, siis tasub mõelda, et mõistlik oleks teha see investeering ja kodu noorele osta. Need noored, kes on võib-olla natukene nii-öelda hiljaks jäänud ja nautinud suve siiamaani täiel rinnal, et kas neil on veel lootust leida Tartus endale korter? No tõenäoliselt on. Võib-olla esimese nädalavahetused, esimene aeg tuleb siis kellegi juures nii-öelda paos olla, aga üldiselt need üürikorterid ja nende siis hinnad ja pakkumised stabiliseeruvad küll peale 1. septembrit. Ja kui keegi satub veel nagu lühema lepingu otsa, siis peale uut aastat tõenäoliselt siis on üürileandjad need, kes otsivad juba endale üürnikke. Mis tegelikult täna turul ongi niimoodi, et ei ole enam nii, et kas ma valin selle üürilise endale või kas üüriline valib selle minu korteri.